Tere tulemast tagasi, järgmisena viime teid kohta, kuhu tavaliselt tavainimene mitte kunagi ei pääse. Ometi on tegemist poega, mis müüb absoluutselt igapäevaseid kõiki tooteid, mida võiks vaja minna. See on Bolt Market. Seal tavaliselt on niimoodi, et esitad tellimuse ja siis natuke aja pärast on see tellimus kokku pandud ja toodud sulle kohale või lähed ise sinna. Igal juhul meie pääsesime sinna sisse ja nüüd, head sõbrad, näeme kõik koos, milline see ikkagi seest välja näeb. Tere tulemast Bolt Market pimepoodi. See on koht, kus on tohutult palju toidukaupa ja kõike muud kraami, mida saab inimene endale väga lihtsa vaevaga äpist tellida. Aga mis selle võlu on see, et siia tavainimene kunagi niisama sisse ei pääse ja seda saab tellida ainult äpi kaudu. Teie tulete virtuaalselt shoppama, valite tooted välja ja kõik need tulevad teile koju nagu nipsti. Nagu nipsti. Mida siis Bolt Market lubab? Lubab seda, et 2 minutiga on tellimus kokku pandud. 10 sekundit kulub ühe toote panemiseks tellimusse ja poole tunniga Tallinna piires jõuab see tellimus inimese ukse taha. Nii et väga ruttu käib kõik. Meie oleme täna tulnud siia poodi, kuhu mitte kedagi teist peale Bolti töötajate tavaliselt ei lubata, et aidata neid. Etteruttavalt võib juba öelda, et tellimuste aeg pikeneb vähemalt. Vähemalt mõne aja jooksul. Tere, Jaagup! Me teame ka, et e-poed on tegelikult ka vallutanud elud selles mõttes, et enam tõesti inimesed ei raiska aega, kui neil ei ole seda, et poes käia, vaid tellivad toidu koju. Mille poolest siis e-pood ja pimepood erinevad? Võib-olla meie suurim erinevus on lihtsalt see, et me olemegi ainult optimiseerinud live-tellimustele, kui e-poes sa võid selle täita päeva 2 pärast, siis tegelikult siin me täidame tellimuse juba 2 minuti pärast. Just. Tegelikult sa saad ka tellida selle tellimuse kui lihtsalt kätte saamisena, võid siia tulla, teha tellimuse ja 2 minuti pärast, jah. Kas see nüüd vastab tõele, et 2 minutiga peab olema kott koos ja iga toote jaoks on ainult mõni loetud sekund, et see kotti saada? Põhimõtteliselt. See tähendab siis seda, et need töötajad, kes siin on, need on geeniused. Nad teavad ideaalselt millimeetri täpsusega, kus on mingisugune toode, sest vastasel juhul on väga keeruline seda loetud sekunditega tellimusse lisada. Kui kõrge peab olema keskmine IQ, et siia üldse tööle üldse kandideerima tulla? Niimoodi ei oska isegi nagu öelda. Ma saan aru, et tegelikult on olemas siis aparaadid, mis näitavad, mis järjekorras isegi komplekteerida. Ja mitte, et sa ei nagu tuulepea ei jookse siin ringi. Kas see masin töötab selle järgi, et mis järjekorras panna, ehk siis nagu et munad ei läheks liiga alla? Kas see on see põhimõte või see masin teab ka neid käike, et kust mida kaasa haarata kõige mõistlikum oleks? Ta teab tegelikult seda kõike. Ta teab kus kohas on kõige raskemad tooted. Ausalt, ta teab absoluutselt kõike. Ta teab selles suhtes, mis siin poes on. Mis on homsed lotonumbrid. Aga jah, põhimõtteliselt ta teab seda kõike, kus kohas on raskemad tooted, kus kohas on kergemad tooted. Ja tuligi tellimus. Okei, Urmo! Tavai, ma lähen, ega mis siin ikka? Nii, ma võtan käru, kas ma panen siia kotti või? Üks kott on siin juba olemas. Aeg jookseb ju, noh. Panen kohe kotti, aga siin on värska. Ei, pane kotti ikkagi siia. Niimoodi. Siin on värskat, on vaja kohe kuus. Hea maitse on, Urmo, värska on hea jook. Nii, aga sa pead sellega sisse skännima, et sa selle võtsid. Ühesõnaga, Urmo tellis värskat Saku Ice'i ja 20 korva viina. Teisipäev hommik kell on 11:30. Kõva mees oled, Urmo, ma tahaks elada sinu elu. Nii, ülikõva, see on olemas. Nüüd meil on vaja viina. Päriselt, jah? Jah. Confirm. Ma ütlen ausalt, me oleks praegu Urmo niimoodi üle lasknud, sellepärast, et Urmo tellis 2 viinu, mitte 1. Ei ole 11 veel. Ja kõik? Korras tehtud. Urmo, ilusat teisipäeva. Et Urmo teaks, et just nimelt õhtu täitis tema tellimuse, siis ta saab meie šokolaadi ka täiesti tasuta kaasa ja siin on ka kirjas sinu tellimuse täitis õhtu saatejuht Jüri Butšakov. Muidu lähebki liiga selliseks vedelikkuseks, et natuke šokolaadi ka vahele. Aga see amsata midagi peale, see on ikkagi täitsa ju õnnus. Rõhutan üle, see on praegu päris tellimus. See ei olnud meie poolt stsenaariumisse kirjutatud. Tahaks Urmoga tutvuda. Tere! Sa tulid Urmole viima või? Jah. Ma panen ruttu kirja, et sa teaksid ka, et Urmo saab kohe kätte. Urmo! Ma kirjutan juurde ka, kõva mees oled. Ma panen see JP ka juurde, siis ta saab aru. Ühesõnaga, tellimus on valmis. Lihtsalt ütlen, et tegin seda kiiremini kui tavaliselt. Alla 2 minutiga isegi. Camilla! Camilla! Väga palju, väga palju. Oi, kui palju juurde! Ühesõnaga, kus see kohviaparaat on? Oi, jummel. Inimene on ikkagi tellinud terve nädala toidukorvi. Ma võtan 2 kotti kaasa. Siin on väga palju erinevaid limonade. Fanta, Šokata, Arooni ja sidruni maitsen. Ma ei ole isegi kuulnud, et selline asi olemas üldse on. Võtame praegu järgmisele. Sidruni, läheb. Robi, sul on minut kulunud. Ole tasa. Ta oleks veider, kui ma saaks 2 minutiga sellise tellimus hakkama. Minul küll nägu nii naerul ei lähe, kui ma seda kõike siin teen. Kui Urmo võttis kange, siis Camilla võtab see, mida sinna peale juuakse. Mul on selline tunne, et Camilla ja Urmo peavad koos pidu Robikene. Ja mul on selline tunne, et Camilla on nagu naispool, mõtleb kõige peale. Mees mõtleb konkreetselt. Mandariini maht olemas. Värska magneesium.
Doctor Active, nii. Ma eeldan, et on see. Oli. Robi lihtsalt ütlen, et umbes 4 minutit. Ma olen ikka sama leti juures. Issand, kus on palju jooki tellin, kus on mingi no sugar, ma pole nendes jookidest kuulnudki. Ma arvan, siin läheb pool tundi ja Camilla pidu jääb ära niimoodi. Proovin nii kiiresti, kui ma saan. Neid on 2 tükki. Inimene on tellinud terve joogileti. Siin on Oota, kuidas on? Sul on tehtud või? Ei ole, ma olen alles esimese leti juures ja ma pean edasi minema. Ma lihtsalt ütlen, et ära unustada, et sa pead kottidele nimed ka kirjutama. Sul on tellimus, jah? No mine. Alex! Ära ütle, et sa jälle viina saad tassida. Kartulikrõpsud. Masin ikkagi juhatab mind õigesti. Kõik joogid on nagu järjest siit ja ma ei pea tagasi minema. Nüüd sai joogid said lõpuks läbi pärast 8 minutit. Nüüd on Domestos ja nüüd hakkab siis kodukaup. Veisehakliha. 10 pakki mikroraine popcorni. Miks mitte? Isegi kui vale võtad, siis ta ütleb sulle. Mitte viilutatud. Nüüd oli õige. Granarolo. Nüüd on küll väike probleem. Ma isegi ei tea, mis asi see on. Granarolo. Robi, sa teadsid, et siin ütleb ära ka, kus need asjad asuvad või? Ei. Näe, siin on peal kirjas ka. Siin ütleb, kus need on. See on ikkagi jõhker tellimus. C23. Praegult on C13, lähme edasi. Okei. Seda Jüri mulle ütleski, aga ma lihtsalt ei kuulanud teda, jah. Lihtne. Me oleme jõudnud kategoorias, kus ma absoluutselt ei saa täpselt aru, kus ma olen. Comfort Mini tampoonid. Näed, mini, näed, nii, võileib. Lihtsalt ütle, Robi, et mul on juba 12 kokku ära pandud. Ma sain alles nüüd aru, mille järgi ma otsin pean, kus see asub. Ja ma ütlen ausalt, Alex, sa said taas kord kiiremini asjad kui Robi klient ja viskame siia ka ühe šokolaadi juurde, sellepärast, et ka selle tellimus on täitnud Jüri Butšakov. Palun väga. Elagu. Ma lihtsalt ütlen, et näib nagu justkui see teeks väga kiiresti asju, aga tegelikult 2 minuti asemel oled sa juba 14,5 minutit. Aga kui palju asju mul on selline tunne, et inimesed on nälga. Koorikostukooki. Naljakad tooted on 10 kaupa ikkagi. Vabandust, kas see tähendab seda, et 16 minutit jagada ära on nagu 8, eks ole, 8 tellimust. Kas see tähendab seda, et Robi järgmised 7 tellimust peab tegema tasuta? Aga alguses, kui tellimus tuli tegelikult, Robertile näitas, et see võtab aega 7 minutit, kuna see süsteem võtab arvesse, et ostukorv on suurem. Süsteem ikkagi võttis arvesse, et 7 minutiga oleks pidanud ära tegema. Jah, aga nüüd me oleme sellest juba üle. Teie mõnitamine on kasutu, kes see pane mind kiiremini töötama. Kas mul on selline tunne, et keegi võttis praegu kogu nädala tellimuse? Kas kogu nädala tellimuse koju või kogu nädala tellimuse kontorisse tundub pigem? Tänapäeval võetakse siis inimene tööle nagu sekretärina näiteks või sellise büroojuhina ja tema ülesanne on istuda jalgu üle põlve kontoritoolis, tellida kõigile ühe korraga Boltist toidud kohale, mis jõuavad poole tunniga kohale ja ongi töönädal tehtud. Ja kui patsutatakse õlale ka, ütles täitsa lõpp, kuidas sul meeles oli kõike seda tellida? Aga see oli väga lihtne. Võtsin äppi lahti ja tegi, aga seda ta ei ütle. Ja nüüd on vaja veel puuviljakasti. Robi, kas sa mitte ei öelnud, et sinist Fantat ei olnud? No võttis, aga see ei ole, see on sidruni maitseline, see ei ole, siin ei ole arooniat mitte kuidagi mainitud. Ma panin ühte asja tähele, me mitte kordagi ei võtnud siit mitte midagi. Ülejäänud asjad käisime läbi, aga siit ei võtnud, et mis tooted siin on, miks siit praegu ei võetud? See on eraldi kategooria meie äpis on Save Me, mis on siis tooted, mille kestvusaeg hakkab juba lähenema, siis nendele me pakume erilist allahindlust, et need ikkagi ka jõuaksid kodulaudadele. Ma näengi, et siin on näiteks homse kuupäevaga päris palju. Aga Robi, ma ei julge seda vastu võtta, sellepärast, et Mohamedi tellimus on samuti 7 minutit. Võta! Sul oli 7 minutit. Ma ütlen ausalt, kui ma nüüd seda teen, siis ma kahetsen, sest siin on 45 toodet. Ei, siiski, 2 minutit. Nii, super. Oota, nüüd ma panen talle šokolaadi ka, sest ega siis ta peab nägema, kes on tema kangelane. Camilla, ma nägin kurja vaeva. Paneme siia ühte kotti juurde, kus oli kõige vähem asju. Nii. Päris intensiivne oli see. K05, kui toote nime järgi ei leia, siis võtad välimuse järgi. Nii, mul tuleks tellimus, see on robotimärk. Väidetavalt saab robotiga ka saata, kui tellimus on piisavalt väike ja sinna sisse mahub. Aga vaatame. Vanafileerides juust. Lewis Hamiltoni eriversioon. No, aga miks ka mitte? Kus on kuuda tükk? Siit. C24 on meil sool. Kõigepealt võtad 100 grammi suhkrut ja siis võtad soola ka. Suhkruvabad vaflid ja tehtud. Vaata, üks mees on tellinud ikkagi päris tublisti neid aegoid asju. Ja me saame siit päris palju toitu ära päästa. 2 viimast võileiba, mis on siin niimoodi ripakil. Nii. Ja 3. šokolaad ka. Selle tellimuse täitis taas kord Jüri Butšakov ja tegi seda suure rõõmu ja täpselt õige aja jooksul. All the best. Robotikesed. Panin šokolaadi kaasa, et Maksim saaks näha, et ta päästis minu kaudu need asjad ära. Nii. Viiu sulle ka. Keeran kokku. Hops.
ma ei tea, kaugel Maksim on, aga tal on natuke kohe-kohe aeguv toit, nii et ära kauaks jää. Nii, kuna ma sain nii palju joosta, ma pean puhkama, siis ma mõtlesin, ma keeran ühe kräu ka Jürile. Siin on kategooria see päästamendi, mingi aeguvad asjad. Sülti piima praegu ei taha. Oota, mis on siit siin tuleb? Ja viimase tootena panen talle siia veel ka ühed krõpsupakid, mis ei ole seal päästament kategooriast. Las nüüd Raibe otsib. Ja vaata, kui huvitav, sellised asjad on isegi müügil. Party Smart paremaks hommikuks. Selle oleks pidanud viskama Urmale. Oh, tuli üks tellimus. Võtad ise, võtan mina. Võta. Robert R. Kuule, äkki oled sina. Kõigepealt leisid. No täpselt tundub nagu meie Robi. C16 on seal. Siin on roosad leisid. Nii. Almakohukesed. Need on kuuldavasti väga maitsvad. Saaremaa kauss kartuliga. Ma ei tea, kas see on see. Ja siis on veel porgand ja astelpaju. Nüüd on kindel, et see ei ole meie Robi. See või? Tehtud! Tere, ma olen oodanud seda tellimust. Ma olen seda tellimust oodanud nii kaua. Mul lubati natuke lühemat aega. Kui kaua oli siis? Seal oli 2 minutit, aga ma olen siin juba 3 oodanud. Palju mul läks? Alla 2 minuti, ma arvan see. Mul läks alla 2 minuti, sa võid siin mängida küll ja üritada. Mul on hea meel, et sa tellisid asju, mida sa ei söö. Nii et söö need nüüd ära. Üks asi veel. Nii, kuna siin on minu omad, neid oli siis 3 või 4, ma ei mäletagi, on ära jagatud, siis ainult Robert Roolis on veel alles. Ole hullu, tema Robert Noha. Jeri. Paneme selle ka sisse. Igal juhul, head sõbrad, selline oli meie kogemus siis Bolt Marketis. Urmo, ilusad homsed sulle. Ma loodan, et homme on sama hea olla. Kellel huvi ja soovi, Bolt Market aitab välja. Ma olen naudin veel oma head tööd edasi. Tervitused Boltile, muuseas uus teenus nimega Bolt Plus on täitsa olemas, sellega kaasneb palju eeliseid. Näiteks saab valitud kauplusest või restoranist tellida ilma kohale veo tasuta ja kaup toimetatakse sulle ka kätte eelisjärjekorras. Lisaks on olemas selline asi ka nagu võimalus saada 10% raha tagasi, kui sa sõidad taksoga. Ja veel eriti tore, näiteks pärast pidu, kui tahaks ruttu koju saada, aga näed, et teised inimesed jõuavad ette. Kui sul on Bolt Plus, siis sind võetakse ette eelisjärjekorras.